Murelik poissõber palub politseil oma tüdruksõbra olukorda kontrollida. Kas ta on elus? Ma ei tea. Aga kas see mure on meeleheitlik palve või etendus? Muuta seda. See on Inside the Crime, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elizabeth Milner. Prokuröörid ütlevad, et see mees teadis, et tema tüdruksõbraga ei olnud kõik korras. Ja mis on veel šokeerivam, ta oli juba kautsjoni vastu vabaduses teise vägivaldse kuriteo eest, mille ohver oli täpselt sama isik. On 15. mai 2024. Oleme Sandy Springsis, Georgias linnas, mis asub vähem kui 30 minuti kaugusel Atlantast põhja pool. On veidi pärast poolt ühte pärastlõunal, kui Sandy Springsi politseiosakond saab kõne, mida nad ei osanud oodata. Jak, siin on hädaabi, mis on hädaolukorra aadress? Tere Marci, siin on Kelika, lõpetan tööpäeva. I have a gentleman want to turn himself in. Does he want it? Yes, he said he want to turn himself in. Politseinikud kohtuvad mehega, kes soovib end üles anda. Ta ütleb, et oli just füüsilises konfliktis oma tüdruksõbraga ja kaotas enesevalitsuse. Kuidas meil läheb ära? Kus te olete? Okay, see on burning age. Okay. Mis juhtus? Meil oli tüli. Olgu. See oli hea hommik ja oksendas palasi ruumist välja ja ta hüppas mulle peale. Ta tegi vea, hüpates mulle peale, tundi läks ja lõpuks mul viskas üle. Okei, kui sa ütled, et sul viskas üle, siis kas ta on elus? Ma ei tea. Okay. Ma ei tea. Mind ei huvita. Kui sa ta maha jätsid, kas ta oli elus? Ta oli teadmiseta, ma ei tea. Ma ei oska öelda. Kas sa elad? Kas tema ka elab seal? Jah. Okei, mis tema nimi on? Amber Kelly? Amber Kelly. Kas on Kelly või ei? Kelly. Olgu. Kas sul on majas lapsi? Ei. Kas seal on loomi? Ainult sina ja mina. Seal on koer. Suur koer, väike koer. Suur koer. Suur koer. Mis koer see on? Kail, ma ei ütleks, et see on kummaline olukord, aga ma küsin sinult luba, et minna sisse ja kontrollida, kas temaga on kõik korras. Kas see sobib sulle? Ma tahan veenduda, et temaga on kõik korras. Ma ei tea. Ma ei usu, et temaga on kõik korras. Hästi, boss. Kas sul on relvi kaasas? Ei, hästi. Olgu, tõuse püsti, pane käed seljale. Praegu sind peetakse kinni. Olgu, sa ei ole arreteeritud, kuni me saame aru, mis toimub. Ei, anna mulle üks hetk, boss. Ma lähen kontrollin koodi 4600. Jah, uuri välja. Jah. Ta ajab oma ema üles. Hästi, lähme. Mees tuvastati Sandy Springsi politseijaoskonna juhtumi raportis kui Mamodi Tombadjank. Täiendavad politseinikud tormavad tema tüdruksõbra Amber Kelly korterisse, et veenduda, et kõik on korras. Kuid selleks ajaks, kui nad kohale jõudsid, oli juba liiga hilja. Härra, hästi. Aitäh. Ei, see mees andis ise üles. Aitäh. Jah, see mees andis end lihtsalt ise üles. Praegu on lihtsalt kummaline olukord. Kas nad on lõuna pool? Sa oledki. Tahad siia tulla? Tule siia minuga. Aga siiski, ma võtan ühendust eespool olevatega. Ära. Ta on teises, Semmu. Sandy Springs, police, teis! Umbes 2 päeva tagasi. Ma arvan, et on küll. Tead see, mida ma... Sandy Springs, palun. Sandy Springs, palun!
Sandy Sprague's police! Hey! Juhtumiraporti kohaselt lebas naine selili voodi vasakul poolel, kui politseinikud magamistoa ukse avasid. Politseinikud märkisid, et vaibal oli palju verd. Samuti oli verd pritsitud ja veriseid käejälgi seinal. Nad ütlesid, et ohver oli katsudes külm ja tal puudus pulss. Ma lihtsalt ütlen, ära karda koera. Kuigi me peame sinna magamistuppa veel tagasi minema. Ei. Is that what? What's that noise? Rather. Looks like it's hanging from his arm. There's no leak. Easy, see on rõve, eks? Jah. See on õige. Try not to touch too much here. Yeah. I'm gonna check our hand. Okay, that's what we did as well. Oh yeah. Pole ikka veel külm. Ei sobi kokku. Politseinikud peavad tegema raske otsuse ja teatama sellest Amberi emale. Ma ei suuda praegu midagi vastu võtta, kallis. Ma tõesti ei suuda. Jumal teab, et ma ei suuda. Ma tahan lihtsalt teada, et mu tütrega on kõik korras. Ei, kahjuks ta ei ole. Palun ütle mulle, kui lapsega pole midagi juhtunud. Ta on surnud. Jumal küll. Ei. Ei. Te kõik. Me uurime seda praegu aktiivselt.
Amberi ema on oma tütre surmast täielikult murtud, kuid tal on kahtlus, kes selle taga on. Kas te leidsite mamati? Kas te leidsid teda ja tapsid mu lapse? Muidugi. Ma ei suuda uskuda, et see toimub. Mis tema nimi on? Tema nimi. Oh jumal, ema tapab mu lapse. Oh jumal. Läps. Ma lähen siis välja. Sellepärast ma ei saanudki sisse. Kas see juhtus täna? Sest ma proovisin eile terve päeva oma tütart kätte saada. Ei. Härra, ma ei suuda isegi liikuda. Ma olen nii nõrk. Ma olen praegu nii nõrk. Ma olen nii nõrk. Ei, ma ei ela siin inimeste juures. Juhtkond helistas mulle, sest ma olen tema hädaolukorra kontaktisik. Ei, see ei saa juhtuda. Ei! Jumal küll, ei, see ei saa juhtuda. See ei saa juhtuda. See on see hea inimene, kelle ma oma peres olen kaotanud. See on minu beebi. See on minu beebi. Oh jumal. Oh jumal. Oh jumal. Candice, keegi, palun. Ma vajan kedagi. Vabandust. Kas me saame minna teise kohta? Ei. Lähme ettepoole, eks? Haisan. Jumal, mu beebi. Mu beebi, mu beebi. Mu ema viis mu beebi siit ära. Oh jumal küll. Oh, issand. Oh. Jason! Oh. Jason! No idea. Palun võta see vastu, Candice. Oh jumal, ta pole siin varem olnud. Ta ei tapnud minu last. Oh, jumal. Oh, jumal. Oh, Candice, palun räägi ausalt. Saara, tule siia, palun. Ma ei saa sõita, ma ei suuda midagi teha. Ma ei suuda seda uskuda. Oh, mu jumal. Oh, jumal. Oh, mu laps. Oh, mu laps. Fultoni maakonna abiringkonna prokuröri sõnul oli Amberil üle 25 erineva nüüri esemega tekitatud vigastuse tema kehal. Ta peksti surnuks. Ja tema keha oli väidetavalt seal olnud juba eelmisest päevast saadik. Põhimõtteliselt ütlesite, et see inimene jättis kirja, Amber Kelly, kes põhimõtteliselt hoolitses lemmikloomade eest. Neis olevat haukumise suhtes mõistab, palus talle helistada, kui see muutub valjuks ja nii edasi. Täpselt, jah. Ja sa ütlesid, et see märkus jäeti umbes 2 nädalat tagasi. Tõesti. Ütleme nii. Ja ma ütleksin maksimaalselt 2 nädalat, võib-olla minimaalselt 1,5 nädalat. See on okei. Aga me pole tegelikult haukumist kuulnud. Ma mõtlen võib-olla 1 või 2 korda, kui keegi mööda kõnnib ja teeb lärmi, aga see pole üldse häiriv olnud. Praegu, kas sa tead, milline Amber Kelly välja näeb? 80. Sa ei tea. Olgu. Kas olete kunagi kuulnud mingit kära, tülitsemist või midagi Preili Kelly korterist? Mitte naaberkorterist nii palju, kui me teame. Kuuleme küll, ma olen lihtsalt stressis. Nii palju, kui me selles korteris kuuleme oma Ülenisi naabreid, sest neil on, me eeldame, lapsed ja nad on väga lärmakad. Ja iga kord, kui nad muusikat mängivad, kuuleme seda. Me kuuleme teiselt poolt, kui inimesed seal uksest sisse ja välja käivad, eriti öösel, kui on vaikne. Aga me pole kunagi midagi kuulnud sellelt poolt meie korterit peale selle, et ma eeldan, et see on sein, mida me jagame Amberiga. Sain aru, pole midagi muret tekitavat kuulnud. Okei. Hästi. Vaatame.
Ma pean ütlema, et see korter pole olnud meie jaoks just kõige meeldivam. Näiteks minu kihlatu, kes siin samuti elab, tema nimi on Austin Recker. Tema auto varastati garaažist juba novembris. Õues on lihtsalt palju koerakakat, mida keegi kunagi ära ei korista ja juhtkond ei tee selle kohta eriti midagi. Ja siin on palju müra, inimesed käivad nendest ustest sisse ja välja, mis on kohe meie korteri kõrval sageli ja hilja õhtul. Ja ühel õhtul ma ütlesin võib-olla. Eelmise nädala keskel oli väljas auto, mis lasi signaali vaiut ja järjekindlalt. Võib-olla 20 minutit järjest. Nagu, ma tean. Need on nagu tüütud asjad, aga mitte midagi sellist, mis oleks mulle muret valmistanud. No, õnneks on siin kandis üür üsna odav. Suhteline. Ma mõtlen, et sa teed minuga nalja, mees. Teeme ära. Tahad mulle hetke anda? Ma vaatan, kas leian pildi. Ta on oluline. Ma lihtsalt tahan näha, kas sa tunned selle noore naise ära. Anna mulle üks hetk. Ma tulen kohe tagasi. Ja mind ei huvita. Kõlab hästi. Aitäh. Kas meil on temast pilti? Kas sul on temast kunagi pilti olnud? Kas sul on üks? Mitte head. Ei. Ma lihtsalt ütlen, et naaber jättis teate. Aga umbes viimase 1,5 nädala jooksul lihtsalt viisakas märkus, et hei, mu tütar hoidis koera. Rääkides koerast. Ossa pois. Vaata seda meest. Tundub, et seal on palju rohkem. Igatahes ma tahtsin talle näidata, ta lihtsalt vaatab, kas tunnete ära, vabandust, kui ta pole midagi kuulnud. Tead, ma toon ta tagasi. Prokurörid ütlevad, et Amberi mõrva ajal oli tema poissõbral Mamadil tema vastu 2 pooleli olevat perevägivalla asja, kus ta oli teda rünnanud. Detektiivid rääkisid rohkem Amberi ema ja õega. Ja see on see, mida juhtumi aruanne ütleb. Ta teatas, et nad on olnud suhtes ja lahus alates 2021 aastast. Ma küsisin, kas Mr. Tombachangi ja tema tütre vahel on varem olnud perevägivalla juhtumeid. Preili Kelly selgitas, et 2 aastat tagasi juulis lõi Mr. Tombachang tema õe Norcrossis Georgias teadvusetuks. Ta selgitas, et sellest juhtumist jäi õele lõhki huul ja murtud nina. Ta teatas, et lõhki huul oli nii hull, et igemed olid näha. Siiski teatas Preili Kelly, et tema õde hakkas temaga uuesti rääkima juba siis, kui ta veel vanglas oli. Ja lõpuks said nad jälle kokku. Preili Herndon teatas, et Mr. Tombachang on pärit teisest riigist ega ole kodanik ning kasutab oma nime asemel oma venna nime. Ta teatas ka, et ta kasutas oma venna nime Norcrossi politseiraportis 2 aastat tagasi. Preili Kelly teatas, et Mr. Tombachang on pärit Ghanast. Preili Herndon mainis ka teist juhtumit, kus Mr. Tombachang lõi tema tütre autos olles teadvusetuks. Uudistekanaali VSB TV raporti kohaselt oli Mama D mõrva toimumise ajal tegelikult kautsjoni vastu vabaduses. Kuidas sul läheb? JP Morgan, kas soovi vett või kohvi? Ma olen kohe teie juures, Ta kasutab oma õigusi. Sul on see olemas, sul on see juba olemas. Ma võtan selle koos sinu vera, eks? Alright, just have a seat right here. Ma lihtsalt istun, eks. Kas sa vajad vett või midagi?
Mamadi Dombadžang arreteeriti ja talle esitati süüdistus tahtlikus mõrvas ja raskes kallaletungis. 2026 aasta 14 märtsil, 2 aastat pärast Amberi mõrva, mõisteti Mamadi esitatud süüdistustes süüdi. Mamadi Dombadžang mõisteti eluaegsesse vangistusse võimalusega tingimisi vabastamiseks. Pärast 50 aastat veebipõhised andmed näitavad, et ta kannab oma karistust Georgia parandusametis. Aitäh, et kuulasite selle osa saatest Kuriteo sees. Mina olen Elisabeth Milner ja kohtume teiega siin taas esmaspäeval uue juhtumiga.